tere kuulama Liina Saagro põllupodcasti Põllumehe taskutark. Stuudios on mina, Andrus Lund ja minu vastas on Andres Kirsipuu. Tere! Tervist! Täna on meil siis 17. mai. Nüüd on meil mõned nädalad mööda läinud, kui me viimati kohtusime. Ja palju on muutunud. Nüüd on mida rääkida. Jah, vahepeal oli selline tunne, et me eelmine nädal mõtlesime ka, et saame kokku, et räägime midagi, aga siis vaatasime, et kui põllu peal nagu mitte midagi ei toimu, siis kavas sellest ikka sellest 3-4 lehest nagu räägid, seal ei ole nagu midagi rääkida. Ja see üks oataim, mida me nädalaga tagasi, 2 nädalat tagasi nägime, sellest ei olnud ka nagu midagi rääkida. Aga nüüd on nagu põllul nagu palju juba muutunud. Võtakski täna need teemad jälle läbi, et räägime talirapsist, talinisust, talioodrast rukkist ja siis juba suviviljad, erne suba, suvioder, suvinisu ja lõpuks vaatame ilma ja pöörsi, mis seal toimunud on. Nii, taliraps, Andres, mis teinud oled endal? No mis ma ikka teinud olen, pritsinud siin vahepeal, kui saanud olen, et umbrutõrjed ära teinud, Corvettoga sai osadel põldudel tehtud turbomaa peal, väga hästi mõjus, julgen soovitada. Ja nüüd siis olid kasvuregulaatorid, putukatõrjed, poorid, leheväetised, sest rapsid on seast ikkagi ilusad ja praegust tuleb neid toita. Ega sa külmaga teil ometi torkima ei leid, kui vahepeal siin öökülma oli? Natuke torkisin, aga ma torkisin kergete segudega, siis sai ikkagi päris julma seguga peale ei läinud, et oleks nagu ära võtnud. Ei, päris nii julge veel ei ole, vaata. Ma siin olen kuulnud, ma ise näinud seda põldu ei ole, aga kus tehti ikka väga karm segu ja oli tõmmanud ikka lehed täiesti kollaseks. Et iga oleks ikka õitsemisjärgne olukord, aga ma seda pilti mul kahjuks ka ei ole, aga oli nagu väga kurvalt olnud. See pidi kuskil olema seal Kesk-Eesti või Virumaa kandis. Nii et eks mehed ikka proovivad ikka igasuguste segudega peale minna. Siin tekib see küsimus, et raps on praegust nagu väga ilus, rapsi hind on ilus, et nagu tuleb seda nagu väga hoida, et nagu miks sa lähed nagu liiga tegema. Pigem jah, võib-olla seast jälle näitas välja, et pigem natuke väiksemat ja vähem komponente segusse ja teed ühe ringi rohkem ja kindlasti võidad rohkem, et see üks ring, see tööraha võib-olla nii suur ei ole, muidugi jah, kui sul on palju teha ja tööd kokku langevad, siis võib-olla üritad panna, aga pigem siis jäta mingi asi panemata, kui kõrvetama lähed, ega seda enam tagasi ei saa. Ongi jah, et ütleme mõni vähem olulisem preparaat välja ja teedki selle eraldi, aga mõtlen, seda on hea rääkida, aga siis ilm muutub, tuleb tuul, tuleb mingi muu asi ja mõtlen, need faktorid on põllumajas nii palju, et sa võid neid plaane teha kõik, et täna pritsid selle ja ega ta meil jah, siiamaani oli, kas oli öökülm või siis oli, kellel tuli vihma. Siis oli tuul. See oli tuul ja ega raske on teha. Aga rapsil, mis on veel, on putukas, on kergelt probleemiks, aga ma arvan, et see aasta need putukakahjustused väga suured ei ole, sest raps jõudis ennem putukat piisavalt areneda. Nüüd mina enda rapsidel ja siin, kus põldudel ma käinud olen, on ikkagi varrepeitkärsakaid ja hiilakaid on peal. Aga neid ei tundu seal ikkagi nii palju, ütleme, olen vist kandist ka, olen pilte ju näinud, kus on nagu ikkagi väga palju ja peo sisse, aga ütleme siin Läänemaal, kus meie nagu rohkem liigume, siin ma ütleks, ma oma põldul olen nagu väga minimaalselt näinud. Läänemaal ja Kesk-Eestis on jah, ütleme siin, nüüd soojad ilmadega nad tulid kõik välja, et siin oli neid ikkagi palju. Või mis palju, aga eks ma mõtlen, kellel oli veel, nagu mulgi oli järgi Proteost, oli üks ring Proteost peale, ütleme nii, et hetkel ei näinud ühtegi eile. Sa oled see tark põllumees, kes mõtleb ette niimoodi. Kui eelmast öeldi ära, et keedatakse ära, ikka natuke võtad, vaata, et kui sul ikkagi on selline halb aeg ja öeldakse, et odavalt saad, ega kui sa käid Lätiski alkoholi järgi, võtad ikka natuke rohkem ju, ja täpselt sama on ka taimekaitsega, et kui võtad ikka mõne asja rohkem, kui tead, et ära kaob. Ei, see on muidugi naljaga öeldud, aga eks nüüd on muidugi ka uus preparaat, mida ma olen kuulnud, see Mospilan, mis liigub, et ma ütlen, ma arvan, ka see aitab ikkagi edasi, et ega see aitab, ütleme, see on pigem selline õitsemisaegne see putukatõrje kõdra sääsele ja kõdra peitkärsakale, et siis ütleme, olgem ausad, kontaktsega öösel minna õitsvat rapsi, mis putukas seal öösel lendab? Jah, öösel sa võid sinna leotama minna, et omal on nagu süda võib-olla rahul, et sa oled ära teinud. Aga rapsil on ega nüüd rapsil ei ole, kui kõik on oma leheväetsed ära andnud, putukat ei ole, siis jääme ootama õitsemist ja valgepädaniku tõrjet. Jah, ja rapsil ütleme osad, mõned esimesed õienupukesed on lahti, üksikud õied tähendab. Jah, aga sükest järsku nagu õitsemise algust ei ole nagu kuskil näha, et isegi Saaremaal vist mitte ei ole. Ja eelmine nädal ma käisin keskel Lõuna-Eestis, ütleme ausalt, ega see aasta see Lõuna-Eesti ja vähemalt Lääne-Eesti vahe ei olegi nii suur. Siin võib olla mõni üksik päev, et ei näid ka seal väga õitsvaid rapsipõlde veel, nii et selles suhtes on see vahe ikkagi täna vastu on väike.
Pigem on see, et Põhja-Eesti võib-olla on natukene ikkagi tagapool, et no Virumaa ja see kant vist on tagapool. Noh, seal on jahedam ja selline. Nii, aga rapsil, kellel veel raps ei õitse, siis minu arvates võiks teda natuke ikkagi veel toita lehe kaudu, et siin jah, ega siin väävlit, magneesiumi, mõni kompleks leheväetis, et poori natukene, sest rapsid on tõesti ilusad, külgvõrsid tuleb, täna vaatame praegu aknast välja, vihma sajab, 10 miljon tulnud, Kesk-Eestis on kõvasti rohkem tulnud. Ei no jah, sademetega ongi erinevad, et ma ütlen, Lõuna-Eesti on, ma arvan, see kuu saanud äkki mingi 50 ja 60 millimeetrit, Lääne-Eesti on saanud siiamaani poole kuuga circa 30 peaaegu. Jah, vähem ikkagi. Ja pluss nüüd tänane, mis täna nagu tuleb. Ei kindlasti on mõtteks anda ja anda mingi väävliga, et see taimel nagu elam panna, ma ütlen, siin omal ühte proovisin väga hästi, ma ütlen, see meie toode Thiomax Oil proovisin väga hästi lõi rapsil hoopis teise pildi nagu ette, et kindlasti soovitan panna, kui veel on võimalik kellegil veel, kui ei õitse veel, käia üks ring kas või mingi leheväetisega üle, et kindlasti saab parem. Yeah. Ja õitsemisaegselt kindlasti fungitsiidi peal ma öelda praegust juba, et ilmad näitavad ju niisket ja jahedat ja see on tegelikult ju valgemädaniku tõrje või ütleme selle arenguks väga soodne keskkond ju, et siis kindlasti seda fungitsiidi nagu selle pilguga vaadata. Et eks see oli, seda pidi juba vaatama ka esimese ringi, et ikkagi see aasta vist tark oleks on teha ikkagi pigem haigustõrjega, mitte puhta ütleme, kasvuregulaatoriga. Et see haiguste surve, kui nüüd ikkagi näitab vihma pidevalt, siis pigem on see suurem, mis saab seal lükata selle teise tõrje nagu pikemalt ja kaitse seda taime pikemalt veel. Nii. Seda mõelda, jah. Rapsiga ühel pool meil, võtame nisu. Mis meil talinisus seis on? Varased nisud on meil juba hakkab jõudma vist teise kõrja sõlme või? On juba. On, siis on unustame ära igasugused tombod ja sellised preparaadid, kellel on tegemata, saavad veel aidata sekatoriga järgi. Lihtne, nagu see lihtne ja lahendus, sekator, trimmer, sellised veel troopikud. Sekator, trimmer, staranee, keskest, aga mitte minna tõesti tegema siin. Ma ütlen, väga piiri peal siin see tombo võib ikka ju, ma ei tea, on sul kogemust, oled sa teinud? Ütleme nii, et kui taim kasvab hästi on niiske, siis võib ka selle kahe teisest kõrgesõlmes veel minna. Aga kui taim on ikkagi nagu stressis, siis ma mingil juhul ei soovitaks. Et selles mõttes parem on nagu ütleme, kui sa oled jäänud natuke hiljaks, siis tuleb kas see preparaati vahetada ja ikkagi ma ütlen jälle, kui potentsiaali on, ära riku seda vale käitumisega ära. Ja ma ütlen, ma tegin ka omale pigem jagada neid ringe nagu rohkem, et ma ütlen, kui palju panda mingid leheväetis, siis pigem ärme lähme väga suurte segudega peale, et ega ma ütlen, paar preparaati ja leheväetis külletaga, et kõike kokku panna, võib-olla ei ole kõige õigem. Jah, aga siin on vaata see, et otsustamise küsimus, et kui sul tuleb näitab 5 päeva vihma ja sul on täna on aeg pritsida, et siis see on iga põllumehe enda otsustada, et me ei saa sellist asja soovitada. Jah, siis jäta kas või mingisugune väetis sükas ja siis pigem on tee taimekaitse ära teha, et ega kui taim on terve ja kõretugevade vandade püsti seisab, siis on ta on igal juhul kasulikum, kui ta millegiga kahjustada veel. Ja ma ütleks, nüüd on ikkagi fungitsiidi aeg on ju T1, mis on hetkel nagu vist ikkagi Romeirodel ja nendel võiks juba, ütleme, on aeg käes ja siin, ütleme, sellisel keskvalmivatel juba ütlen, paar päeva veel ja on kõige magusam aeg teha, ütleme, kasvuregulaatori ja T1 fungitsiid. 2-3 päeva on nii sajab, ei saa mitte midagi teha. Siis olekski nagu kõige magusam koht. Ja ma ütlen, vaadates ilmasi jälle, mina ütleks, et minu kogemus ei ole mõtet minna poole normiga peale. Ma ütlen, praegust vaadates neid niiskusolusi, seda taimiku tihedust, seda, et kuuma ei näitab niiskust, ma ütlen, jahukastet ma olen veits näinud Ramirod, jahukast on niisugune. Mis sa kasvuregulaatoriga mõtled, mis normi sa mõtled, kas sul on ka mingisugused kõrgemad kui tavaliselt või paned sa ikka niisuguse? Ma nüüd 2 päeva tagasi tegin, see on küll taliodra teema, aga ma panin pool kilo medaksmaksi taliodrale ja tali Ramirol läks 0,4 kilo hektarile ja nüüd keskvalmivatel läheb pool kilo hektarile. Mul on CCC-ga ka alla tehtud. Ma arvan, see aasta kindlasti pigem kõrgemaid norme, et mitte küll nende normidega jällegi liiga kõrgustesse minna, aga et natuke ikkagi rahalist poolt ka vaadata, et ega ju medaksmaks lõbab 2 korda või kuni kilo vist isegi teha, nii et et isegi kuni kilo, aga see vist on natuke nagu ütleme, ma arvan, meie tingimuses, kui see saak on niisugune
6, 7, 8, siis on sellest poolest kilost nagu ikkagi siis ta püsib püsti küll jah, et ja mul on see teema ka, et mul osadel põldudel on kivid korjamata, et ma pean seda taima hoidma iga hinnast püsti. Ei no siis tuleb ju kilo ära panna, et ega kombain on palju kallim ja kui sa võtad veel rendikombaini, see on ju veel kallim. Panen kilo ära, siis taim on 20 senti, siis võtad ikka sealt nagu ei, ma arvan praegust ilmadega ta ütleme, nii palju kindlasti tagasi ei tõmba. Et noh, ma ütlen, see oleks ta põuaeg, siis tõmbab tagasi, aga ja ma ütlen, ja samad tööd on ka Taliodraga, et ega Talioder on ka ju, T1 on ju kohe ju Talioder on jah, mis tal on, Talioder isegi juba on 3 kõrres on tulemas kohe. Ma endal tegin ära, ma tegin ära haigustõrje koos umbrotõrjega ära ja nüüd teeks mingi leheväetsega teeks kasvuregulaatori. Ma tegin nagu niipidi see aasta, proovin, et vaatan, kas õnnestub, et ei taht kõik kokku panna, vaata. Tundus see segu nagu siuke, äkki läheb liiga paljuks. Mina panin kõik kokku, et ma ei ütle, mis ma kokku panin, aga eks see et sihukest asja nagu jah soovitada, ütleme, ei soovita, et kui ära proovida, kui joppab, kui joppa, vaata. Aga et mõistlikud normid ja ütleme, päris sükseid vastuolulisi tooteid kokku ei pane, siis ei tohiks nagu hull olla. Ega mis see vastuoluline on, kui sa paned ikkagi kokku juba umbrotõrjed ja kasvuregulaatorid ja haigustõrjed ja leheväätse, siis on ikka päris korralik kombo juba. Et see mõtlen, kui ei mõtle, muidugi see aasta ma arvan läheb hästi, et kui praegu ilm on niiske ja taim kasvab hooga, siis ütleme nii, et tal ei ole seda stressi nii hullu. Taimal on jõud taga, et siis pole hullu. Nii et praegu ongi, võtame kokku Taliodra, kindlasti kohe T1 ja kasvuregulaator. Fungitsiid. Fungitsiid panna, ütleme ikkagi siuke, mis on T1 fungitsiid, on ju Palaia, Preaxor, pluss kurvatur inputiga teha. Protendo pluss Conclude ja mis meil, Rukkis on ka veel. Rukkis on meil ka. Mis see Rukki kohta oskad rääkida? Rukkis on selles mõttes siuke, ütleme nii võtta, hea odav kultuur, ütleme rahadest ka väga palju, isegi praegu muidugi rukkind on isegi täitsa okei. Aga ongi, aga saab suht odavalt nagu seepärast läbi, et ega lämmastiku, ütlen, üle 100 pole mõtet mingil juhul enni panna. Ma ütlen, üks umbrotõrje, üks haigustõrje ja kasvuregulaator ja ongi kõik. Ja sinna ma ütlen, mina ei ole kunagi pannud ka sinna väga kallist haigustõrje, et ta on, ma ütlen, selles mõttes siuke lollikindel kultuur üldjuhul. Ja tuleb ka põuaga, ütleme. Tuleb põuaga, see ongi, ma ütlen, ja ta kannatab igasuguseid halvemaid, maid on ta natuke turbasem ja siuke, et selles mõttes on ta nagu, ütleme, kindlasti on, kellel ei ole väga head maad, on ta kindlasti hea kultuur vahele panna. Selles mõttes on nagu väga okei ja ma ütlen ka, et praegu muidugi peaks olema kindlasti rukkil juba tehtud, kasvuregulaator ja haigustõrje tehtud ja rukkiga on unustatud kuni korjuseni. Rukkis on jah, ja rukkil, mis ripslan on veel, aga seda saab praegust ainult vaadata, ütleme niimoodi. Ütleme jah, kui kontaktsed, aga kas see Mospilon on viljal ka või ei ole, lugesid või? Võt seda ma nüüd peast ei tea, ei vist ei olnud viljal. Et see ongi, et kas sellega saab aidata või ei saa, või selles mõttes ongi nagu, et eks see taliviljadel on, kui ikkagi mingisugune kahjur tuleb, siis sellega on päris problemaatiline, et ega nende kontaktsetega vist me sinna väga nagu ikkagi peale vist ei ole mõtet nagu minna. Selles suhtes nagu vist lehetäid vist püüab. Lehetäid püüab ja siin, ma ei tea, viljakukele võid ka pihta saada, aga mis neil on, ega rohkem polegi. Jah, aga ma ütlen jah, et nendega on nagu suhteliselt nagu keeruline. Aga nüüd läheb lõbusamaks. Meil on Erne Suba. Erne Suba on üleval. Mille Suba on? Mille Suba? Ma ütlen, Uba ja Erne sinust üleval. Olen vaadanud põlde ja ütleme nii, võtta siin ikkagi peaks üle Eesti, et kes on teinud ära, ütleme, umbrotõrje Phoenixiga, on kohti, kus on nagu väga hästi toiminud ja on kohti, kus on nagu, ütleme nii, et on nagu Phoenixi pritsijäled nagu peal, aga umbrohi on alles. Et järelikult, kas see öökülmad on mõjunud, kas tehti ennem öökülmasi või eks on näha, kas see niiskus annab nagu parandab seda olukorda, aga kui see praegu see umbrohi on roheline, siis ma ütleks, võib-olla siuke nii ja naa, et tuleks nagu teha natukene vigade parandust. Või on äkki, ütleme, läga alla antud ja lägast tuleb ka väga palju seda mudru sealt läbi. Aga siit jälle nagu selle mõttes on ta õnnelik kultuur selle aasta me saame pealt teha. Ja meil on nüüd uus Basvil on uus preparaat, Quorum Dash, ja hetkel on teda veel Eestis liikumas, et kellel on nagu Uba ja Ernest rohus, et mina kindlasti teeksin üle, kui isegi on tõesti umbros läinud, ma ei jätaks seda, et ega muidu sealt ei saa nagu sa saadki ja kehva koristada ja desikante ka ei ole ja et selles suhtes on küll, et neile ütleme, ja see novale ka, kui kes teeb Quorum Dashiga, siis natuke võiks panna ka leheväetist, et ega kerge poori
Poori võiks hulkama. Poor molübdeeniga, jah. natuke magneesiumit, midagi. Ja. Või siuke, ütleme, tegelikult Ernel-loale sobivad hästi rapsiväetised, et leheväetised, et toitaine vajadus suht samad, et kas sa nii palju väävlit võib-olla ei taha ainult, see on, et see väga väävlirikast ei maksa vist panna. Väga väävlirikast võib-olla mitte, aga siuke, ütleme, üldtasakaalustatud leheväetised. Ja koorumi kohta veel see, et ärge liiga vara tõtake koorumiga pritsima, sest see koorum on kontaktne, täielikult kontaktne, et koorum on ju nii kui Clearfieldi rapsiomad ju, samamoodi, et sa pead, algul läheb põld nii koledaks, paha vaadata, mul omal üks oli eelmast suviraps, vahepeal sõitsin teist kaudu, ei käinudki sealt mööda, nii kole oli, aga tegid ära sellega Ecleravoga ja oli maa täiesti puhas ja maabas ja ma loodaks täpselt sama nüüd sellest koorumist, et kui on ikkagi teed ära ja et mingil juhul vara ei tee, see on küll nagu. Siin on täiesti põllumehe, et natukene seda, et see ei ole mullamürk, et see on kontaktne, puhas kontaktne, et oodake natukene. Jälle tuleb vanasõna, tark ei torma. Ja. Tark ei torma külmaga põllule, tuulega põllule, vihmaga põllule ja ei lähe ka koorumiga liiga vara peale. Ja mis Erne-loal veel, mul paar kärsakat jooksid ka seal põllu peal ringi, aga väga palju minul ei olnud närinud ja siin naaber põllumeestel ja siin, kus ma käisin, ei olnud ka väga hull, et mina nagu kärsakaid hetkel tõrjuma ei tõtta. Hetkel ei ole mõte ja ilm on veel jahedam. Ilm läheb nüüd jahedaks ja vihmaseks ka, et siin pole nagu... Ma arvan, et see jah, need nagu ütleme hetkel seda ei muuda, kui olukord muutub muidugi, siis tuleb nagu vaadata jälle põllu peale ka, et nii, aga Erne Suba, ega rohkem, Erne muidugi ikkagi pärast, ega tasub natuke ikkagi mõelda, kui on jälle korralik taimik ikkagi ka mingi kasvuaeg selle haigustõrjele. Oal samamoodi. See on selline tuleviku teema, et aga Erne Oa külvist, ma arvan, praegust enam pole mõtet rääkida. Need, kes praegust Erne Suba külvavad, need parem andke loomadele või ma ei tea. Ega jah, ütleme hetkel, eks külvid peaks hakkama üle Eesti ikkagi maha saama, eks see Lõuna-Eesti pool oli, kus oli märjem, seal oli nagu probleem ja kindlasti mahedad külvavad veel, aga üldjuhul peaks ikkagi teraviljad nagu maas olema, ma olen ikkagi kellega suurematega rääkinud, ikkagi kõigil on nagu maas, kõik toimetavad heinaseemnete ja maisiga. Ega mais on see kultuur, mis on Eestis pind suureneb. Jah, pind suureneb. Kuule, aga maisist polegi rääkida, ega mis seal rääkida, külvid vaikselt käivad, kõvasti läga alla maisile, või mis kõvasti, aga nii palju kui lägaproovist tulevad numbrid lubavad. Jah, et mais tarbib nagu kõik ära ja mõtlen ja siis jääda umbrohtõrjet ootama. Maisil on selles mõttes, ütleme suhteliselt ju... Maisiga on lihtne. Maisiga on selles lihtne kultuur, et kui annab vanaemal meile sooja, siis on mais lihtne. Et ma ütlen, ta tahab ikkagi sooja, et ta meil ikkagi areneks. Üldjuhul on need maisi herbitsiidid on, ütleme, Meister Poweri elumis on väga suurepäraselt mõjuvad. Aga mis aeg, kas ajastamine, kui oluline see ajastamine on? Ikkagi ka, et umbrood peavad olema kõik ja seal on mais on vaata tundlik selles suhtes, et sa ei tohi lasta maisi nagu umbrohtusi liiga suureks, sest siis nad lämmatavad selle maisi ära ja siis ta ei saa seda kasvuhoogu nagu sisse, et sa pead ikkagi nagu enam-vähem õigel ajal, et siuke 3-4 lehe faasis, et kus palju sa maisile enni oled pannud ikka mineraali ka juurde ragale või? Ma panen pealt vahelt tarimisega. Okay. Et see aasta vaatan, ma ei tea, väed hinnad tõusevad, piimahinnad on ikka kivisse raiutud, et piimahind vist sent tõusis või? Et selles mõttes ega piimahind on suhteliselt nagu aga väetishinnad, mis väetishinnad teevad? Ei no väetis ja vili, et ega ütleme mais ja kõik viljasisendid, kõik piimasisendid on ta rapsikook või kõik on nii palju tõusnud, et jah, et selles mõttes on, ütleme nii, et on keeruline, et see mais on ka selline kultuur, mis natukenegi võib-olla seda energia poolt nagu leevendab, et äkki saab nagu vahem osta, et kui ta meil saab ikkagi õigel ajal maha ja tõesti korraliku tõlviku, siis ma arvan, võtab seda muud. Seda oma hinda toob alla ja mais on ka, ütleme, see põua ja selle silopuuduse nagu taga ja vaata, et maisisagi saad ikka kätte. Jah, üldjuhul on viimased aastad ega siuke 40 tonni peaks tulema ikkagi ära jusukse, ütleme nii, et iga ilmaga ütleme nii. Peasid kätte lihtsalt saad, sügis veel liiga märg ja üks aasta oli kurat. Et ma mõtlen, miks ta muidugi sõltub muidugi väärtusest lõpuks, et mis see nagu see väärtus, et kui ta seda tõlvikut ei moodusta, siis võib-olla see väärtus ei ole nii... Tarklist pole liiga palju. Tarklist pole, siis ei ole midagi. Kuule, aga lähme teemasse tagasi. Nii, suviteraviljad, meil vahepeal läheb nagu lappama, lähme nagu kõrvale teemadest. Nii, suviviljad. Oder, kaer.
ma ei tea, ninad on väljas. Ega vist on jah ikka, ja vist tundub, et ikkagi, et vaata, me käisime mingit põlde vaatamas, kus oli nagu väga vara külvatud. Väga vara, aga ei vist olid ikka kõik üleval, et ega ei ole piimale, ei tea ka, et kellelgi oleks nagu nisu piimale läinud ja ütleme, mitte, et on kõik ikka üles tulnud. Kõik on üles tulnud ja siinkohal, ma ei tea, ega hilise või ütleme need nädal-poolteist hilisemad külvid tärkasid sama kiirelt kui ütleme need varased külvid, et kas sellel on mõte või ei ole, eks ta on, see on siuke aasta eripärad jällegi. Oleks ta kuiva jäänud, oleks varane külvimees võitnud, et see on mõte. Kes ütleb, mis see õige nüüd on? Iga mees peab tunnetama, millal ta nagu tunneb, et saab põllul on põld õige ja siis ta külvab seda. Ja palju ka külvata on, kui sul on palju külvata, sa pead hakkama nagu varem peale pead selle külmaga selle kerge riski võtma, et äkki juhtub midagi. Aga kui sa jõuad teha õigel ajal, siis tuleb mõtlen, ega ideaalne oleks see aasta olnud külvata ju mai ju esimest viiendani. Mai algus jah. Et siis kui see, mõtlen, muld oli soe ja oder tärkas kiirelt ja nisu ka. Mõtlen, millal ma selle oma väikse suutsaka panin, tuli ju vist 5 päevaga või? Aga see oligi, siis kui ilm soojaks läks, siis tuli, aga need, kes külvasid 2 sõnad enne, ega tuli ikka samal ajal üles. Selles mõttes suurt vahet nagu ei olnud. Ja mis ütleme, kahjuritest, mida jälgida, Rootsi kärbes, seda saad ka ainult jälgida. Aga mõtle ongi, mis muidugi hakkab tulema kohe, on suviviljade umbrohutõrje. Et ega praeguse niiskusega tuleb nii umbrohi, kui tuleb ka vili. Ja siin ongi, siin jälle iga mees peab nagu valima, et mida ta nagu, mismoodi tõrjed nagu ajastab ja mida ta nagu pritsib. Et on lihtsaid lahendusi, on keerusemaid, aga see on jälle selline, kus hetkel on võimalik nagu natuke ka rahalist poolt vaadata, et on odavamaid, on kallimaid lahendusi, et kui sul ikkagi tead, et sul seal väga raskist tervitavad ei ole, saad ikkagi minna nagu odavamaga peale. Ja mis meil on siin, ütleme, Lancelot, Mustang Forte, Sekator, Cleave, Trimmer. Staraneed, neid valikuid on palju ja et kellele mida, see ongi see otsustamise küsimus. Ja mõtlen, see on jälle selline, et kui kellelgi on mingid nõu vaja täpselt, helistage meile ja me anname, meie valik on, ütleme, meie portfellis on valik piisavalt suulumburu tõrjete peale ja mõtlen, et peab iga mehel nagu öelda see põldu vaatama, mis tal seal on ja mida kokku panna. Et kui seal ikkagi on mõtlen, kui on korralikult taritud põld ja seal ei ole see umbrofooni nii kõrge, et siis ei ole mõtet sinna nagu mõtet kulutada, et siis mõtlen, parem sel aastal tasub panna see pigem see mõni euro juba leheväätse peale ja seda taime on tugevaks turgutada, et pigem natuke toidame teda, et ärme paneme nagu mõtetult selle kalli umbrohu peale. Ja ikka mõtlen, ega siin lõpp, kui kunagi jõuab ikka jälle, see oleks sellest juba järgmised korrad, et kui jõuame jälle juba sinna haigustõrjete peale ja siis on mida me sinna teeme ja mida leheväätsis paneme, see on juba ka järgmise. Suviviljades ka CCC-ga kindlasti võrsumise soodustamine on selline teema. Nisu on väga oluline, et odra puhul on see, et kui sa jõuad teha, kes tahab, teeb, aga nisul peaks tegema kindlasti, et suvi nisu on ikkagi nii halb võrsu ja et selles mõttes, ütleme nii, et ega ta ikka ei võrsu, kui sa seda ise kaasa ei aita. Äkki see aasta võrsub, vaata, kui hea ilm. Alati võib juhtuda. Aga selle mõtte sa pidid juba paika panema, kas võrsu või võrsu, kui sa küll normi mäjasid. See ongi, et palju sa võrsumisele nagu panustad, seda sa tead natukene ka juba ette. Et kui küll on madalama normiga, siis kindlasti ikkagi CCC, et ta saada võrsuma. Et ta saaks ikkagi taimiks saaks tihe, et see umbrohi seal ei möllaks. Ja haigust jälgida, nii varases faasis odrale pole mõtet midagi panna, aga siin kui ta ikkagi võrsuma hakkab ja selline puhmikufaas juba on, et siis vaadata, et odral on eriti tähtis see, et hoida teda nagu algusest juba nagu haigusta tervena ja haigusta vaba, et nisuga on see, et nisuga on natuke teistpidi. Nisul kaitsid jah lipuleht ja keskmist lehti, kolmandat lehti, et aga oder peaks jah nagu üldjuhul nagu olema alguterve, et sa mõtlen eriti varane oder, et seda peab nagu jälgima, et see on nii kiire kasvuga. See paneb nii kiirelt minema jah, et sellele varsti siin kõrreselmed tulevad. Et ega selle mõtlen varase odraga nagu ongi, kui lõpuks jõuame sinna juba, et reguleeriks kasvu terpaliga, siis vaatad, et ops, pea väljas, et eile ei olnud ja täna on ja jääbki tegemata, et selles mõttes on jah, et nendega läheb nagu suhteliselt kiireks kätt. Ja mis siin ütleme? Ja mõtlen, ega rohumaad on, kõigil on nüüd väetatud, ega siloaeg on varsti käes. Siloaeg on varsti käes jah, ja ma arvan, siloaeg lükkub veits edasi äkki või? No ei tea. Vaadates praegust ilma ja seda kasvufaasi päris kuu lõppu, ma arvan, läheb siloaeg ikkagi, et ega ikka siuke mai lõpp, juuni algus, et
et noh, mõtled, et oleks ikka jah, oleks juba niiskust on, nüüd võiks ikka soojem tulla natukene, aga nüüd läheb jälle jahedaks. Eestimaa suvi ongi selline, et 15, 18 on väga hea, rohkem ei olegi vaja. Nii, aga suviviljade poole pealt Kaerast oskab midagi rääkida. Kaer on niisugune Kaer on hea kultuur. Hea lihtne kultuur, vähe tahab väetist, kui väetsinnad on kõrged nagu sel aastal. Pange Kaer. Hilja või öelda, aga pange Kaer, oleks pannud Kaere panema. Kaer samamoodi, et ega lämmastikukogust väga suurt ei taha, ega ta ka väga haiguse vastuvõtlik ei olegi, et aga mõtle muidugi Kaera... No jaa, aga kui sa seal ikka midagi ei tee ja me väetist ei pane, ega saaki ka ei no Kaeraliku üldjuhul jah, ta pead panema ikka korraliku, ütleme, PK-fooni ka, et ikkagi see, et ära kui ta toidukaera saada, mis maksab, siis peab see fosforkaalifoon ka olema korralik. Et noh, palju lämmastikuga ikkagi Kaeras võid mingi või söödakaera saada, aga toidukaera ei tule. Jah, et ikka õhust ja armastusest see vili ikka ei kasva, et sinna tuleb ikka panustada. Ei, sinna jah, midagi peab teadma ja natuke peab panustama. Iseenesest ei tulegi, et noh, kui tahad ikkagi saaki saada, siis noh, ma ütlen, natuke pead ikkagi sinna... Jah, laulda ja tantsida võid seal põllu kõrval küll, aga... No, see teeb endale nagu hea meeleolu ja siis noh, algul vaatad kirjutanud nagu hea, aga Kaeraga jah, mõtlen, kellel on mõtlen külvatud, mõtlen, et Kaeral on ka muidugi, mida soovitaks üks haigustõrje, Kaeral ei ole mõtlen, mõtled sinna ka nagu, ütleme, väga palju nagu, ütleme, haigusega vist peal käia. Seal on, noh, Kaera on, roosted on need ja noh, mõtlen, mingi odavam konkluudega, amistariga üle teha, natukene protikonasooli ka hulka ja super lahendused. Jah, et see ongi, mõtlen, sinna... Odav ja tõrjub ära ja ongi. Nii, mis meil veel on siis? Nii, vaatame ilmast. See on nagu ikkagi kaks Eesti meest saavad kokku, millest nad räägivad ilmast. Võtavad lahti ilmaportaalid, vaatavad, mis ilma lubatakse. Võtame lahti, kui ükskõik mis portaale vaatame, siis on praegu ütleme nii, et kui pritsida vaja ei oleks, on ilm väga hea. Iga päev kergelt sajab, 15 kraadi on sooja, öösel on siuke 8-10, väga hea. Vili kasvab, annastavad natuke vahepeal pritsimishetke, siis ei oleks nagu mingit probleemi. Jah, see ideaalne võikski olla nüüd niimoodi, et 2 päeva sajab, 2 päeva annab pritsida ja siis jälle sajab, annab pritsida, aga praegust see ilmateade ikkagi, ma ei tea, meil on nagu Inglismaa ilmad siin tulemas või? No hetkel on küll, ütleme, kui kellel on taimik, ütleme korralik, ma taimikutest tulleski veel, et ega ma enda põllu pealt vaatasin, et eelmine aasta tundusid talvel, isegi võib-olla tulid paremini välja kui see aasta. Et noh, aga mõtlen, aga nüüd on tagasi teinud see taimik. Et nüüd ongi see, et nüüd on võtta niiskusest eelmine aasta, selle ajal ta oli kuivas. Oli kuiv, jah. Aga noh, praegu näitab, et vist üle Eesti, ma ei tea kohta, kus ei oleks, ütleme, vihma tulnud viimasel ajal. Et selles suhtes on, aga ma ütlen, ja mõni kant, kes selle äiksega sai, ma täna nägin pilte, kus ikkagi oli ikka väga palju tulnud ja no ütleme nii, et põllu pealt ka, ütleme, mulla vilja pealt ära kandnud, et noh, see on nagu ikkagi natuke nagu noh. See on juba natuke palju. See on palju jah, et kui, ei mõtlen, 20 suvel ei ole või kevadel ei ole see 20-25 millimeetrit palju, kui ta tuleb rahulikult, aga kui ta tuleb maha veerand tunniga, äiksega, siis on palju selles suhtes. Aga praegust jah, ilm soosib põllumest hetkel. Soosib jah, teravälja kasvatust, rohumaad samamoodi. Et kõik, kellel on kultuurid praegu maas, on nagu esimene taliviljade lumburotõrjed, esimene tõrjed tehtud, siis ma ütleks, et hetkel on nagu siuke väga, väga chill olek. Et noh, vaatad ainult, et kuidas nagu vili kasvama hakkab. Mõelge uute traktorite peale. ma nii ei tormaks. Et noh, ma ütlen, eks iga mees peab vaatama nagu ikkagi algul põllul näkku ja vaatama, mis seal veel teha annab, et ega ma ütlen, ega siiamaani veel saak on siis salves, kui ta on kombainid ära võtnud ja kuivatis. Kõigepealt tuleb vanad võlad ära maksta, siis saab uute võlgade peale mõelda. Jah, aga ma ütleks saak on, ega see ma olen nii kaua olnud, et alati vaatad, et siin on 6-7 tonni on kõrre otsas ja kui lõpuks sügis kätte tuleb, siis on kuivatis on jälle out 3 ja et ega noh, mõtled, me ei tea, mis see koristusaeg teeb, et selles mõttes ma ütleks, et ennem mina ütlen alati, et saak on siis võetud, kui ta on olemas. Ma olen siuke optimistlikum, et ma praegust ikkagi siin näen ilusamaid numbrid juba. Ei, kindlasti hetkel ongi ilus, aga vaata, tuleb suvel mingi rahe, tuleb näiteks augustikuus 3 nädalat vihma. No jah, selle vastu ei saa. Selle vastu ei saa, et see ongi, ei tasu nagu tormata kohe uut traktorit või uut Porschet tellima, et noh, ennem lasta ikka olla, vaata, las võtame saagi salve ja siis vaatame, mida me nagu tellima läheme. USA-s on see ütles, et kui kevadel vihma sajab, siis saab uue traktori ära tellida.
noh, eks muidugi praegu vist on see tellimusajad nii pikad, et võib-olla tulebki tellida jah, igal pool on need tarneraskused. Et ega kui võtame ka meie toormete pealt või igasuguste tarnete pealt, see ongi, et ega praegu ka väetiste teemadel ja kõikidel lihtsalt kaupa lihtsalt ei olegi. Ega siin oli kevadel ju oli probleem, et ei olnud ju kellegi lämmastikku vahepeal müüa ja huvitavad ajad, et siin defitsiit hakkab tekkima siin saematerjalid, asjad. Et see oli nagu huvitav, isegi meie süsteemis ja kogu Baltikumi peale ma otsisin siin kevadel ühele kliendile tahtis saada 2 koormat suure graanuriga lämmastikku ja terve Baltikumi, Liinase Baltikumi pundi peale oli üks ainuke koorem Lätis pakkuda. Ja hind oli ka ikka, ütleme need kosmos, selles suhtes, et see ongi, et ega see viljahinna tõus on viinud sinna, et ka kõik muud toormed tõusevad, et on ta väetis, on ta taimekaitse, et ega selles mõttes me ei tea, mis see taimekaitse hind sügisel teeb ju. Hetkel on praegused diilid nagu olemas, aga kõik kaup, mis tuleb sisse, me ei tea, mis edasi saab. Ei teagi, mõtlen, mis see rahatrükk inflatsioon teeb siin edasi, et kortereid läheb palju, autosi liisitakse, et siin ma mõtlen nagu maisemalt väetse teemade peale, ma nagu siin praegu Porsche ja korteri peale ei mõtleks, aga et hetkel on ütleme just väetsega, et sügisväetistega, et ega peab mõtlema hakkama küll. Peab hakkama mõtlema, aga hetkel ongi, et ega hinnad on ju nii palju tõusnud, et ma ütlen, kui viljahind on tõusnud siin ja mis meil on ju 30 eurot tonn või? Circa 30 eurot, raps on ikkagi pannud vägevalt. Nüüd on natukene stabiliseerunud ja tagasi tõmmanud. Ma ütlen, kui vili on tõusnud ju circa 30 eurot tonn, aga väets on tõusnud ju 60-70 eurot. Sõltub valemist ja asjadest. Fosfor on väga üles pannud, et fosfori hinda ei tahakski nagu, võtlen, kui praegu vaatad seda hinnakirja, siis ei tahakski nagu mõeldagi. Et selles suhtes ongi, et ega me ei tea, mis ma mõtlen, et sügisväetsid, kui on vaja hakata mõtlema, tuleb hakata vaatama, mis üldse sügisel nagu saab. Aga ma ütlen, meil jääb veel jutt jälle lappesse juba sügisesse. Vaikselt mõtlema hakkame, ärme praegu sügisest räägi. Börsist räägime. Börs on... Võtame graafikut ette ja... Börs on nagu Ameerika mägi, vaata. Tead, see on tõesti 10 eurot üles, 10 eurot all, et... ma ütlen, nagu tänane oli söödanisu pakkumine oli siin, ütleme, põllumehele 193 circa või? Jah, midagi sinna kanti oli. Sinna kantid oli teeb pakkumised, ja nädal aega tagasi oli ta 200. Jah, 199, midagi sükest. 199, Eks ta siin vahemikus kõigub, praegust börs on punane. See ongi, et eks iga põllumees peab mõtlema, mis taseme pealt ta nagu kinni paneb, et kas ootab veel natuke, või ei oota natukene, et mina ütles, et kogemus ütleb, et kukkumine võib järgst tulla. Võib. Sa oled veel nii noor mees, sa ei mäleta aega, kui oli Eesti kroon, ma mäletan, et mul oli väga selgelt meeles, mis alati sunnib nagu mõtlema, et oli Eesti kroon, raps maksis tol hetkel, äkki oli 3200, 3250, stabiilne hind oli rapsil. Siis hakkas tõusma, ma ei mäleta seda aastat enam, seda tõusis 5000, 6000 krooni oli tonn, siis mõtlesin, et tuleb 8 paneme lukku. Tõusis 7800-ni ja siis kukkus kuu ajaga või ei vähem, aga paari nädalaga kukkus sinna samase 3200 peale. Et miks müüa 7000-ga, kui sa saad müüa lõpus 3200-ga? Ja see on nagu nii õppetud, et sa pead mõtled, vaatama, millega sa enne müünud oled, et ma praegu ütles ka, et praegu kellel on kes tahab kinni panna, mõelge, et ega see ongi, et ega alati on, muidugi võib tõusta. Ei, ta võib tõusta ja võib langeda, ega see on nagu aktsiatega vaata, et ostad aktsia ja kui aktsia mõtled, et teenid kiirelt, aga kui ta hakkab langema, siis aktsiaostus saab pikaajaline investeering, et küll ta tõuseb rohelisse tagasi. Jah, aga selles mõttes ongi, aga nüüd tekib küsimus, kuhu seal viljal nagu tõusta on. Et kui siin kuulasin mingid viljapodcast, oleme kuulanud, kus ikkagi ütlevad, et viljavarud küll maailmas vähenevad, aga kui tehinguid nagu ei toimu, siis mine tea, mis siin nagu juhtuma hakkab. Varud vähenevad siin, see USTA raport oli ja siin osad uudised ja need kokkuvõtted, et just varud olid vähenenud kõvasti. Aga siin tekibki küsimus see, et see aasta, kui tuleb hea aasta, kui 2 eelneva hea aasta pealt varud vähenevad. Ma arvan, et siin tõesti on hindadel on mõlemale poole minna. Ütleme nii, et siin praegu börsi hinna puhul siin ei oska midagi ennustada ega ei oska lubada midagi. Ja siin on nagu loogika, et iga mees mõelgu, millega ta, vaadaku tagasi, millega müüs 2020, millega müüs 2019. Vaadake, millega müüs 2017. Vaatad viimase 2-3 aasta müüke ja kui tundub nagu, et on kõrgem,
siis võiks panna midagi lukku. Et noh, mõtled, muidugi ei tasu kõike panna, mõtled, ega saak on käes siis, kui ta meil on salves, aga noh, mingi osa võiks nagu olla kinni, et noh, maandada natukenegi risk, et ega hind on praegu väga hea. Hind on hea, et jah, praegust vaatad nisupõldu, ütled 8 tonni, aga 8 tonni ärge lukku pange, et ei, seda jah, et ei ole nagu mõtet, et pärast on, et seda, kui seda 200 hinda pärast nagu tagasi maksma peab, seda vahet, kui see seda nii-öelda trahvi maksta, see ei ole hea tunne, uskuge mind, ma tean omast käest. Aga siit ongi, võtame siis tänased mõtted kokku, et vaatame, et hetkel on börs on nagu küll miinuses, aga ta on ikkagi seis on väga hea, põllu peal pilt on väga hea, ilmaprognoos on väga hea. Vaatame aknast välja, vihma tuleb juurde, väga hea. Kõik on nagu väga hea, aga ma ütlen, alati tuleb natuke nagu peaks keegi kuklasse taguma, et noh, et millagi võib halvaks ka minna, vaata. Ei, ärme praegu, ma arvan, lõpetame positiivse tooniga, et raps hakkab õitsema, kui rapsi õitsemise aegselt siin 30 kraadi sooja ei tule, on jälle hästi, õitseb pikalt. Ei noh, kindlasti jah, ma ütlen hetkeolukorraga kindlasti on rapsi 3,5 tonni ja nisu on 6 tonni kindlasti on olemas, noh hetkeolukorra võib öelda, aga juba numbrid suurenevad. Ei noh, see ongi, et võtame keskmised, aga need on kindlasti olemas, et noh, need on ju kindlasti saavutatavad ja ülejäänud on juba see, et mis on puhas boonus, vaata, et ega selles suhtes, kes palju panustab ja kuhu see lõpuks see saak tuleb. Et noh, võimalus on, ma ütlen, see aasta, kui nüüd niiskusega jätkub, jah. Siis sinna püüda sükseid Inglismaa saaked, kus on nagu niiskus alati olemas, et noh, aga üritame, alati tuleb üritada paremalt. See aasta jah, viljelusvõistlusel võib siin huvitavaid numbrid tulla, ma arvan äkki. Noh, kindlasti, ja ma mõtlen just, see aasta tasub pigem, ma ütlen, ongi veel, kui viljajuurde veel tagasi, taliviljajuurde, pigem panustada saaki, mitte kvaliteeti. Et toiduvilja ja söödavilja hinna vahe on nii väike, et nii väikest, et hetkel nagu tänasel päeval esimese kategooria ja söödanisu hinna vahe on 7 eurot. Ma nii väikest vahet nagu ei mäletagi. Ja kellel veel, mul endal on ka veel panemat nii-öelda see proteiinilämmastik, aga ma toon selle varasemaks, ma panen ta siin äkki selle nädala lõpus, järgmise nädala algul ära, et hoidagi seda saaki, et saada suuremat saaki, sest tõesti jah, siin ma ei tea, äkki sügisel muutub see olukord, et lähebki see hinnavahe suuremaks, aga ma arvan, et see aasta on targem võib-olla tõesti panustada selle sööda ja sinna madala proteiini nisule. Pigem on tonn rohkem saaki, annab sulle 190 eurot ja kui sa saad esimese kategooria viljaga saad kas või 6 tonni, 6 korrutad 7-ga saad 40 euri, et igal juhul tasub see aasta panustada saaki. Et saagi number suurem ja kui on ja sort võimaldab ka kvaliteeti, saad ka boonust juurde. Aga võtamegi tänast saate selleks kokku, me oleme teemad läbi käinud ja vaatame, mis meil juhtub järgmine nädal. Jah, nüüd on, ma arvan, siin igal nädal on midagi rohkem rääkida ka. Jah, et kui loodus ikkagi muutub, et nüüd on juba väljas roheliseks läinud, taimed kasvavad. Taimed spurdivad. Jah, et ongi, mõtlen, jälgige oma põlde ja kui on... Kutsuge külla, küsige nõu. Jah, ja saame nagu üldse koos kõige parema saagi. Jah, koos rekordite poole. Nii, tänud kuulamast ja järgmise korrani. Nägemiseni. Nägemist.